Kas 50-aastased tüdrukud peaksid saama abieluks müüdud, on küsimus, millest võiks arvata, et Afganistani ringhäälingud räägivad, kuid ilmselt mitte. Nüüd edastab seda BC. Ja ma ütlen teile, peavoolumeedia on vaenlane, mistõttu on BC kaotanud 8 aasta jooksul 2,6 miljonit leibkonda, kes on oma litsentsist loobunud. 2,6 miljonit inimest näevad, et BC, see peavoolumeedia, lihtsalt valetab neile, levitab hullumeelseid asju, ei kaitse õigeid väärtusi ja teeb meie kogukonnale tegeliku kahju. Ja ma mõtlen, vaadake lihtsalt seda hiljutist paneeli BC-s, kui näidet sellest, kui uskumatult probleemseks meedia on muutunud. Me peame minema Ühendkuningriiki, sest me sattusime selle debati peale, mille BC on avaldanud kõigis oma sotsiaalmeedia platvormides teemal, kas 15-aastased tüdrukud, lapsed, peaksid saama olla müüdud abielu jaoks. Mängime osa sellest debatist. Enne kui me selle ette mängime, tõsiasi, et BC üldse peab debatti selle üle, kas laste abielu on okei või mitte, tõestab lihtsalt seda, millist jama teile iga päev peale surutakse, kui te ikka veel seda jama vaatate. Debatt selle üle, kas laste abielu on legitiimne või mitte. Kas te olete aru kaotanud? Te olete mõistuse kaotanud. Olete täiesti hulluks läinud. Igatahes, tere tulemast vastupanule, mina olen siin. Me seisame vastu hullumeelsele meediale, eriti peavoolumeediale. Ja ma arvan, et BBC on tõesti üks neist, nad on tipus, tead küll. Ma olen väga tugevalt alaealiste abielude vastu. Ma näen seda kui seaduslikku vägistamist. Miks? 18. Miks me nimetame 18-aastast inimest alaealiseks? Kõik saavad täiskasvanuks, jõuavad puberteeti teatud vanuses. Meil ei ole selleks kõigil sama vanus. Ja sel juhul, miks peaksin ma takistama kedagi, kes on 17 aastat ja 99 päeva vana abiellumast? 17 päeva ja 17 aastat ja 99 päeva, sest täpselt nii see töötab muide. Aastas on 100 päeva. Kas sa teadsid seda? Kas sa teadsid? Ma mõtlen, umbes sellisel tasemel käib siin see intellektuaalne arutelu. Vabandust, aga kui tüdruk jõuab puberteeti, siis ongi ta täiskasvanu. Kas me teeme nalja? Kas see on nali? Kas see peakski olema see vanus, mille peaksid koolis käimise lõpetama? Et nad lõpetasid hariduse omandamise, sest teate küll, nad on nüüd täiskasvanud. Kas te olete kõik hulluks läinud? Ja BBC laseb seda päriselt eetrisse. Ma mõtlen... Ma ei teagi enam, mida öelda. See on hullem, kui ma arvasin. See ei ole üldse loogiline. Kas me kuuleme kunagi alaealistest poistest, kes abielluvad naistega? See puudutab tõesti ainult alaealisi tüdrukuid. Tõsi. Väikesed tüdrukud, lapsed, tüdrukud, kes on lapsed. Ma mõtlen, kas sa kujutad ette, kui räägitaks 13-aastasest poisist, keda pannakse abielluma 25-aastase naisega? Tere, ma olen 25-aastane. Ma lihtsalt tahan abielluda selle 13-aastase poisiga. Jah, ta on puberteeti jõudnud. Mis selles siis halba on? Selles pole midagi halba. Kõik on korras. Ta on puberteeti jõudnud. Igaüks, kes seda vaataks, mõtleks, kui vastik inimene, mis selle naisega lahti on, miks ta väikest poissi kuritarvitab. Me tegelikult ei mõtle sellele poiste puhul, aga kui sa ütleksid 13-aastastele poistele, et nad peaksid abielluma, siis kõik saaksid aru, et selles on midagi väga valesti. Miks me oleme selle 2 silma vahele jätnud 13 või 15-aastaste tüdrukute puhul? Lihtsalt sellepärast, et me oleme seda teema nii ära normaliseerinud, et isegi BBC arvab, et nad peaksid selle üle debatti pidama ja seda korraldama. Maal elavad tüdrukud abielluvad ainult seetõttu, et neile lubatakse linnas paremat elu. Me ütleme, et 15-aastasel lapsel on vabadus kanda, mida iganes ta soovib. Kui ta on piisavalt suur, et otsustada, mida ta tahab kanda, kus ta tahab õppida, mida ta tahab õppida, siis miks ta ei võiks otsustada ka oma isikliku elu üle? 14-aastaselt ei saa sa ise otsustada, kus sa tahad õppida. Sa räägid oma vanematega ja võib-olla valid ühe gümnaasiumi, kuhu sind saadetakse, aga sa pead minema gümnaasiumisse. Ja sa ei saa valida, mida sa kannad. Ma mõtlen, minu laps, kes on 2-aastane, saab ise otsustada, mida ta tahab selga panna, sest mina olen talle riided valinud ja ostnud. Tema ise ei osta endale riideid, aga ta saab valida. Nii see käibki.
inimestel on lubatud teha otsuseid suvaliste, rumalate ja ebaoluliste asjade kohta. Näiteks milliseid riideid nad oma kehal kannavad. See ei ole sama, mis puberteedi eas abielluma sundimine. Kas te olete kõik hulluks läinud? Ausalt, ma vaatan seda ja mind ei üllata üldse, et nad on alati naised, kellel on pearätid peas ja kes on lihtsalt hullud. Ja siis on need naised, kellel on islamipärasemad nimed, aga kellel on juuksed katmata, kellel on natuke mõistust ja arukust. Ma mõtlen, muidugi tema surub peale lasteabielu. Okei, Angela, siin on palju, mida lahti mõtestada. Huvitav otsus. Mul on segased tunded selle üle, kas BBC peaks üldse sellist debatti pidama. Aga järele mõeldes võib tegelikult näha, et publikumi seas on inimesi. Mõned naised kannavad hidžaabi, noogutavad kaasa ja mõtlevad sellele. Võib-olla on Ühendkuningriigis see vestlus tõesti vajalik. Ja võib-olla on see midagi, millega tuleks tegeleda. Viimane argument ei paistnud eriti vastupanu saavat. Kui naine saab valida, mida ta kannab, siis on tegu 13, 14 või 15-aastase tüdrukuga. Kui tal on piisavalt teadlikkust ja eneseteadlikkust, et valida oma riideid, siis võib ta ka abielluda kellegagi. Lihtsalt meeldetuletus, et islamistide tüdrukud ei saa valida, mida nad kannavad. Nad peavad kandma täieliku katvat riietust nagu prügikoti moodi asju. See ei ole valik. Neil ei ole valikut, mida nad kannavad. Ja kui me lähtume argumendist, et kui noored tüdrukud on piisavalt vanad, et valida, mida nad kannavad, siis võib-olla peaksime just sellele vastu seisma. Tead, kui sa sunnid kedagi kandma prügikotti lihtsalt sellepärast, et nad on nii noored ja peavad kõike kuulama, mida neile öeldakse, siis võib-olla nad ei ole veel piisavalt vanad, et ise abielu üle otsustada, aga loomulikult ei otsusta nad ise, nende eest otsustatakse. Nende riided valitakse nende eest ja nende abielu otsustatakse samuti nende eest. Vanem mees. Kas see pole mitte lihtsalt pedofiilia? Kas me ei arutle siin sisuliselt heaks kiidetud pedofiilia õigustatuse üle? Ma alustasin oma seisukohaga selle teema suhtes. Olgu, see on lihtsalt veel üks näide sõnavabadusest. Aga ma veetsin oma karjääri alguse. Nii et oma varajased aastad olin uudisteajakirjanik Londonis ja veetsin palju aastaid kajastades lugusid. Mind saadeti Aafrikasse uurima suguelundite moonutamist, korraldatud abiellusid, laste ärakasutamist. Ma olen isegi olnud World Visioniga Keenias, kus need lood on lihtsalt täiesti südantlõhestavad. Ja me oleme veetnud aastakümneid neid lugusid päevavalgele tuues, et saaksime taastada lapsepõlve lastele. Ja meil on riiklik ringhääling, Ühendkuningriigi rahastatud ringhääling, kes annab sellele taunitavale sisule platvormi. Vabandust, meil on seksuaalse nõusoleku vanusepiir, sest me peame kaitsma lapsi. Ühendkuningriigis arutatakse alla 16-aastastele mõeldud sotsiaalmeedia piirangu kehtestamist, nagu meil juba on. Kuidas on võimalik, et sa ei tohi kasutada sotsiaalmeediat, aga sind võib 13-aastaselt müüa oma 73-aastasele onule? See on kohutav vestlus, sest BBC-s olemine muudab selle peavooluks ja annab sellele õigustuse. Ma mõtlen, kui sa nüüd imestad, miks 2,6 miljonit leibkonda on loobunud oma BBC litsentsist, siis see seletab asja üsna hästi. Ja nad jätkavad häbiväärsete, hullumeelsete asjade peale surumist. Tuhanded inimesed tühistavad selle tõttu oma tellimused. Inglismaalt vaata seda BBC meest, kes ahistab muide mittevalget naist selle eest, et ta ei maksa BBC litsentsitasu. Nii et sa pole oma telelitsentsi maksnud? Aga ma ei vaja telelitsentsi. Jah, vaja küll. Sul on tele. No jah, mul on teler, aga ma ei vaata otse ülekandeid ega midagi sellist. See ei loe. Sul on BBC oma teleris. No. Jah, aga ma ei vaata seda. Ma vaatan Netflixi, ma vaatan YouTube'i, Amazoni. Sa pead ikkagi maksma oma telelitsentsi eest ja pead mind sisse laskma, et ma saaksin sulle näidata. Ma ei saa, ma ei lase sind oma majja ainult selleks, et seda näha. Ma ei pea seda maksma. Ma vaatan ainult Netflixi, YouTube'i ja Amazoni. Kas sa näed, kui luululised need inimesed on? Kas sa saad aru, kui luululised nad on? See mees arvab tõesti, et ta läheb kellegi koju ja ütleb, sa pead maksma tellimuse, oma litsentsi. Nad ongi nii meeleheitel ja nad arvavad, et inimesed ütlevad, jah, muidugi me peaksime oma litsentsi maksma, samal ajal kui nad esitavad küsimust, kas pedofiilia on okei. Kas me peaksime seda arutelu üldse pidama? Vabandust. Peavoolumeedia peaks kaotama kõik tellimused. Ükski terve mõistusega inimene ei peaks arvama, et on normaalne, kui valitsus rahastab meediaväljaandeid, mis pole mitte ainult propagandavahendid, vaid teevad ühiskonnale ja kultuurile tõsist kahju. Ja siis otsustavad nad minna inimeste koju ja küsida, miks te meie eest maksate? Miks te meie eest maksate?
oi kui kahju, BBC, proovi rohkem või miks sa ei võiks lihtsalt üldse mitte proovida? Aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.